valmis seal. No, peaks korra. Yeah. Kell on 12:30 2021. Mida ma teen? Recording is on. Kell on 12:30 2021. aasta 10. jaanuari päeval. Väljas sajab lund, on pilves, kuigi on Sunday ehk päikesepäev. Me päikest ei näe praegu. Ilmselt päike peab olema südames. Algamas on järjekordne matemaatikasessioon ilmselt murdvõrrandina lahenduvate tekstiülesannete teemal. Mina olen piiskop Kalmer ja mina saan sind aidata matemaatikas. Ütle vaid teema. Kõrgtasemel võin hätta jääda, vajan rohkem ettevalmistust, aga muudel tasemetel väga mitte. Väga mitte siis ettevalmistusaja suhtes, sest kuni 9. klassi tasemeni tulevad teemad nii-öelda une pealt, mitte et ma nüüd unes näeksin matemaatikat just otseselt. Gümnaasiumi teemasid, mõnesid on veel vaja ette valmistada. Murdvõrrandite teema oli, eriti just tekstiülesannete teema, mis murdvõranditena lahenduvad või murdvõranditega lahenduvad, oli mul veel aasta tagasi üsna keeruline, sest ma olin palju unustanud. Nüüd enam mitte, selline paras jõukohane asi. Täna lahendasin ka 3 murdvõrrandit. Kus on õpilane? Jällegi ootan Hans Mattiast või Mattiast, kuidas seda nime hääldatakse. Mul on siin lahti praegu ekraanil ports tekstiülesandeid. Mina olen need lahendanud ära kuni 368-ndani. Huvitav, millised ülesanded täna Mattias valib. Eelmisel nädalal jõudsime 3 lahendada. Ei, see ei olnud eelmisel nädalal, see oli eelmisel korral ehk teisipäeval sel nädalal. Huvitav, kas ma peaksin teda hakkama otsima taga kuskilt. Räägiks vahepeal, mis asjad mul siin ümberringi on. Mõned õpilased käivad minu juures kodus ka ja vahel käin mina koolimajas neid õpetamas. Ma leidsin siit laualt sellise asja, huvitav, mille jaoks see on. Vahel juhtub, et õpilased kipuvad oma mölaga liigselt õppesessiooni segama. Siis on see abiks. Leidsin siit veel ühe asja. See on mõõdulint. Sellega ma mõõdan õpilaste tarkust. Nüüd ma pean küll midagi vist ette võtma. Jälle, kus sa oled, Hans Mattias? Au! Väljas sajab endiselt lund, katab seni õpitud matemaatika kinni, uut matemaatikat sajab juurde. Ja see lumi on ka matemaatika. Oi, trying to reach your phone. What you can do? Turn on your phone and connect to Wi-Fi or mobile data. It is connected, otherwise I wouldn't be here. Right? Is that right? Close and reopen messages by Google. Oh, okay. I do that. No. Ma ei saa midagi. Siin on, nii, kus on? Oota, siin on sõnum tulnud. Oi. Ja see sõnum on tulnud lausa eile kell 22:30. Tere! Pidime ootamatult ära sõitma. Keegi ei oodanud, et te sõitsite ära. Mina ka ei oodanud. Jätame homse tunni ära. Anti? Aga mis me siis nüüd teeme? Anti on ta isa. Noh, kuidas me messages webis. Nüüd ma võin refresh ida. Nüüd ma võin. Nüüd on see lubatud. Nüüd on nagu nii kõik tuugas. Nüüd messages laeb. Ikka laeb.
ja ei laadinud ära. Kas ma pean tegema unpair? Hea küll, ma teen unpair. Pairime siis uuesti. Ja nüüd on siin tekst. Huvitav, mida ta vastab ja kui kaua ma ootan vahepeal. Võib ju mõtistada sel teemal, et mis siis juhtub, kui tuleb selline teade, et õppesessiooni toimuda ei saa. No mis ma üldjuhul teen? Kui ma olen selleks kulutanud oma aega, siis ma panen selle aja kirja. Üldiselt vastavalt sellele süsteemile, et kui ma olen vähemalt 3 tundi kulutanud, siis see läheb terve sessiooni arvesse, ehk siis see on väärt 50 €. Kui palju ma praegu olen kulutanud? Otseselt 8 minutit, aga samas ma valmistasin ka ette. Seda võib kasutada järgmiseks korraks seda ettevalmistust. Ma võib-olla jätsin mingisugused muud tegevused sellepärast ära, et just olla siin ja praegu ja kes teab veel nende muude tegevuste alternatiivväärtust. See võib ju osutuda miljonitesse, võib-olla ma ütlesin 1 miljoni tehingust ära, sellepärast et nüüd aidata Hans Mattiast. Ja kuidas seda siis nüüd tasakaalustada? Minut on möödas minu sõnumi saatmisest, vastust veel ei ole. Ma ka sõidan vahel ootamatult ära, ilma et keegi ootaks. Ma ise ootan küll, et ma sõidaksin. Mida tähendab üldse ootamatu ärasõit? Et kas see on selline ärasõit, mida mitte keegi ei oota? Ei oota, see tähendab ei mõtle selle peale eelnevalt. Jah, poolest vahel on vaja kuskile minna ja siis on tõesti hea teavitada sellest. No aga millal te kohale jõuate siis, et te saaksite sessiooni tulla? 2 minutit. Ma võtan 1 minuti veel ja kui selleks ajaks vastust ei tule, siis ma lõpetan ühepoolselt sessiooni, nii nagu ma selle sessiooniga alustasin. See sessioon sai alustatud oodatult ja siis see saab ka lõpetatud oodatult. Ootamatu lõpetamine võiks olla siis näiteks selline, et keegi helistab, ütleb tule kähku siia muidu ja siis ma lõpetan ootamatult sessiooni, sest muidu. Aga võib-olla see muidu ei olegi nii hull asi ja ma saan jätkata sessiooni. Nüüd on juba 3 minutit möödas. Mul oleks rääkida küll väga palju. Mul oleks rääkida näiteks murdvõrranditest, aga kuna ma olen ootamatult nii palju juba oodanud, siis ma lõpetan oma ootamise ära. Ja ootan siiski, et see info mulle laekub millalgi ja siis me saame teha tõelise murdvõrrandite või mis iganes muu matemaatikasessiooni Hans Mattiasega. Recording has stopped.